Lemmikdisain, võib-olla eraelus ma isegi jääksin esimese hooga sellele küsimusele vastamisega hätta, aga nüüd vaadates minu elukutset ja päästemaailma, siis tegelikult tuletõrjujate elu ja tegelikult ka ellujäämine on tugevalt disainerite käes. Ja see disain puudutab tuletõrjemaailma väga mitme nurga alt, aga et jutt väga laiali vajuks, siis tasub võib-olla peatuda meie isikukaitsevarustusel, mis tegelikult on mõeldud ju selleks, et see tuletõrjuja seal seda kandas ellu jääks, sest et töötingimused meil on ülimalt ekstreemsed ja isegi tegelikult aastaaeg, mida me ka valida ei saa, ju tegelikult tingib meie sellise varustuse ergonoomika ja kandmismugavuse. Ja tugevalt on see ka seotud kindlasti rahalise poolega, et me ei saa kasutada talvekiivreid ja suvekiivreid ja talvekindaid ja suvekindaid, et see kõik olema selline hästi läbiv ja multifunktsionaalne. Ja disainerid kindlasti väga suurt vaeva näevad meie varustuse väljamõtlemisel ja ühe näitena võiks võtta siit sellise kiivri, mis on siis tänapäeval loetakse seda siis kõige moodsamaks ja kõige edulisemaks kiivriks ja millesse siis pihta hakkab tema selline eripära, et esiteks tema kuju on selline, et ta jälgib võimalikult inimese peakontuure, et ei ole võimalik selline asi, et tuletõrjuja pea kuskil kinni jääb. Teiseks, tema löögikindlus on natukene kopeeritud nüüd loodusest, ehk siis palvetaja ritsika pea on võetud peagi tiimkiht ja antud siis sellele kiivrile tema materjali paksus ja kindlasti üks asi, mis on väline kest, mida kõik näevad, aga tegelikult see disaini ime iseenesest on siin kiivri sees. Tema kandmiseks mõeldud polsterdus ja nimetame need siis rakiseks tegelikult sobivad iga peakujuga, et seda kiivri on võimalik siis peas vastavalt reguleerida sinu pea ümbermõõdule, sinu kolju kõrgusele, sinu nina pikkusele ühesõnaga ja kindlasti üks näide, kus siis disainerid on väga suurt vaeva näinud, et see kiivri valmiks. Ja kindlasti väga suur väljakutse nüüd disaineritele päästemaailmas on ka materjalide kaalud, et ühest küljest peab olema see midagi väga vastupidavat, et ta kannataks lööke ja kõrgeid temperatuure, aga teisest küljest peab olema ta ka peas või üldse ka seljas ja küljes selline, et seda jaksab kanda. Ja see kiiver siis tegelikult oma suurusele vaatamata kaalub kõigest alla 2 kilo. Et selline tõeline saavutus.